20 tuleb ikka niimoodi kätte, et ei saa arugi. Nagu linna vahel. Lihtsalt pargib. Kui välja lülitada, siis on ta sealt alt, kus tava autodel süütevõti ja korra sinna peale võtta ja see jääb seisma. Oleme saanud jutule 7 siis elektriauto omanikuga Saare maakonnas ja tegime siin ka proovisõitu, et täpsustame nüüd üle, et millal sai teist elektriauto Nissan Leaf omanik? Umbes 3 kuud tagasi. Ja praegu on auto läbisõit? Üle 7000 kilomeetri. Ja räägime nüüd sellega üle, et kui palju siis on läinud selle peale raha? Täpselt arvutust ei ole teinud, aga eelmises kuus oli kuskil 2500 kilomeetrit ja umbes 60 eurot läks kulus selle peale. Ja pool siis sellest oli laadimine kodus või kuidas? Jah, et 30 eurot oli kiirlaadijates ja ülejäänud kodus. Ning mida te arvate sellest, et nüüd need ostutoetused on lõppenud, et kas teie tutvusringkonnas oli palju inimesi, kes kaalusid, juba peaaegu hakkasid elektriautot soetama, aga jäid hiljaks? Sellest on loomulikult kahju, et see ära lõppes, et kohe kindlasti on huvilisi ja nüüd, kus on inimestel juba maitse suus, et see on jah, väga kurb. Ning kui nüüd on soov minna Muhku, siis kas peate ka laadima või kuidas sellega on? Mineku peal kindlasti ei ole vaja, aga ütleme, et muus ringi sõites ja sealt tagasi tulles, siis kindlasti juba võiks laadida näiteks kas Orissaares või kui vastus on mitu laadijat ja aga Kuressaarest Muhku ja tagasi sõidab iseenesest ära? Jah, ütleme seal Jaanalinnu farmis käisime, et nii saab küll edas tagasi, jah. Selles mõttes ta on ikkagi puhas elektriauto, aga nüüd nende Mitsubishidega võrreldes tal on jah, juba küte, nii-öelda salongi kütmine on õhksoojuspumba pealt. Et talvistes oludes siis selle peale elektrit ei kulu? Kulub, aga tunduvalt vähem. Lihtsalt kütmine on odavam nii-öelda. Et kui suvel saab üle 100 kilomeetri sõita järjest ilma laadimata, siis talvel võiks see kilometraaž olla missugune? Täpselt ei oska küll ütelda, aga kui ta jääb selle tavakasutus kuskil 6-70 kilomeetri ringi, see ei ole üldse nagu probleem, ma usun. Ning kui lähete Tallinna, siis ükskord peate ikka laadima. Ja kus te siis tavaliselt laete? Tavaliselt ma olen laadinud Lihulas näiteks. Et see on just kilomeetritelt paras just. Ja nüüd, kui seal teete laadimispausi, siis kui pikk see paus teil seal on tavaliselt? Kuskil pool tundi umbes või 40 minutit, siis ta on juba üle 90% täis. Et väike lõuna ja kohvi ja ei ole nagu väga probleem. Aga mida te sellest arvate, et võiks ka praami peal olla laadimiskoht olemas? Võiks loomulikult, aga ma olen aru saanud, et see on tehniliselt võimatu. Ja Saaremaa laadimiskohtade arvuga olete muidu rahul või võiks neid rohkem olla? Alati võiks rohkem olla, kuid neid on päris tihedalt, et saab hakkama. Ning nagu ma aru saan, siis nii peade autot vahetada ei plaani? Ei, kohe kindlasti mitte, jah. Nii teie kui ka teised pereliikmed on rahul? Ikka. Et abikaasa jaoks ta ei, ütlebki, et see on täitsa tavaline auto, et ei ole nagu nii teistmoodi mitte midagi. Aga millise auto omanik te enne elektriauto soetamist olite? Autos on mulle tegelikult päris palju olnud, aga viimane oli näiteks Toyota Yaris.